No nii, tervist. Et mul on siia üks Audi jälle toodud, et umbes aasta tagasi tegid mootori sellel. Käis seadistamas originaalajuga, siis jäi sidur lahjaks ja kütusepump lahjaks. Siis tuli vahetas need välja ja siis käis vist uuesti seadistamas ja vaatas, et originaalajuga pole midagi teha enam ja siis läks siia Maxeku aju peale, et raketibaas paigaldas selle ja siis seadistati uuesti. Et see mootori pool las olla nüüd, aga nüüd oleks vaja veermik ja pidurid järgi aidata, et mul ongi siin PC Racingu coiloverid, et paneks need külge täna ja siis pärast toon siia pidurivärgid ka, et paneks pidurid ka külge, et siin on A4 originaalpidurid. Pärast vaatan, mis need mõõdud olid, aga siia lähevad nüüd S4 pidurid, et jah, küsiti kindlasti, et miks neid Brembo 4 või 6 kolviga ei pane, aga siin oli eesmärk see, et saaks kasutada 17 velge ja edaspidi oleks ka lihtne vahetada midagi seal, et ei peaks midagi ketas või asja ringi treima. Et oleks siuke Bolton lahendus, et siis ongi sai valitud S4 pidurisüsteem siia, et läheb ka peasilinder uus S4 oma, et see on suurem kui A4 oma. Ja pärast näitan neid piduri asju siis, et siia läheb ka armeeritud pidurivoolikud. Kõigepealt, mis ma teen, siis ma mõõdan selle praeguse auto kõrguse ära, et eest klient arvas, et on enam-vähem okei kõrgus, aga tagant tahaks madalamaks saada, et siin on mingi madal fedru ja madalus fedruga ei saa seda asja heaks, kui tahaks, et selleks ongi coiloverid, et seda saab regullida siis, et siin saab amordi jäikust ja asju regullida ja kõrgust. Nii olen siit piduri ära keeranud siis, piduripleki ära keeranud, tuleb ära puhastada nüüd kõik siit ja siis saab uued asjad külge keerata, et piduriplek läheb ka uus. Et siin on vana pidur, siis on 310 mm, uus läheb 345 mm. Pro Breaki armeeritud voolikud, et need saab Saksamaalt, võite minu käest küsida. Ja paneme korra siis võrdluseks vana kette, et väike vahe on ja pidursadul läheb uus koos kelgu ja klotside ja asjadega. Piduriplekk ka siis uus, et uus on palju suurem kui vana. No ja siin on siis võrdluseks tagapidur, et originaalis on 260 mm, uus on nüüd 300 ja vana on ventileerimata ketas, see on ventileeritud. Et siuke vahe on taga siis ja taga pidurisadulad ja kelgud. Et kelkusid ma vanu kätte ei saanud, poldid on kuuskandid ja need on nii ära roostetanud, et ma pidin taga sadulat puruks lõikama. Ja siin proovisin külge siis, et ongi täitsa Bolton lahendus, midagi ringi tegema ei pea. Taga samamoodi. Et tehase poolt siis selline lahendus. Taga kelgud siis, et need poldid lähevad uued kõik ja need poldid lähevad ka uued. Nii, et coiloverid on küljes ja pidurid on ka küljes. Taga piduriplekki ei saa nüüd panna. S4 plekk ei lähe A4 käändmike külge ja A4 plekk ei sobi selle kettaga, et S4-l on see käändmik on alumiiniumist
sellel A4-l on valmis see. Aga ma juba Romulast vaatasin, et 340 euroga saab S4 käänniku, et ja klient mingi aeg tahab nii terve tagasilla korda teha, et siis paneb need plekid siis külge, aga praegu jääb niimoodi. Kõrgused sai võrdseks regullitud. Tagakihvri õli vahetasin ära veel. Mood tuli 300V 75 või 90 läks ja mootori õli panin ka. Mood tuli oma 5V50. Ja hetkel siin tegelen käiguovastikuga, et vahetasin selle puksi välja siit. Et see on veel viimane asi jäänud, et siis on valmis. Alt läksid ka esimesed õõtsad uued ja siit poolt läksid ülemised õõtsad uued, et nagu ikka neid pikka seda õõtsapolti lahti ei saa, siis on vaja kuuma anda ja kui kuuma anda, siis keerab need sarniirid tuksi. Ja on vaja välja vahetada siis need, aga noh, seal need puksid olid ka juba siuksed poolpidused, et alumise esimese õõtsapuks on, üks on isegi välja jooksnud siit juba. Ja see piduri peasülinder läks uus, sest S4-l on suurem see kui A4 oma ja nüüd siis ongi põhimõtteliselt praktiliselt S4 pidurid siin, et täis ringis. Vot, aga ma panen nüüd selle oovastiku asja veel kokku siin ja siis on see auto valmis, et klient vist juba sõidab järgi. Et ma panen siia lõppu pildi sellest, kuidas see madaldus jäi nagu, või noh, see coiloverid. Vot, aga selleks korraks on kõik.